räägime edasi erinevatest manipulatsioonivõtetest, mida siis tumedad tegelased ehk siis nartsissistid, sotsiopaadid, psühhopaadid väga edukalt kasutada oskavad. Ja üks neist on siis hirmutunde tekitamine. Kes tahab nagu hirmu olemusest ja ma väga muuseas soovitan, vaadake videod, kus on pikem video just sellest, et mis on hirmumehhanism, kuidas me reageerime, kui me tunneme hirmu ja mis ta oma olemuslikult on, et te saaksite aru hirmust ja kuidas seda siis käsitleda paremini. Aga hirmutamisega, miks see toimib? Toimib just sellepärast, eks ole, et näiteks lõpetamata lausetega. Ehk siis, kui ma näiteks ütlen, et no jah, kui sa nüüd niimoodi ei tee siis ja jätan lause lõpetamata, siis teie aju hakkaks genereerima erinevaid variante, erinevaid kujutlusi, mis siis kõik võiks juhtuda, kui te nii ei tee. Kuigi see, mis ju teie peas toimub, on lihtsalt mõte ja kujutlus. Sisuliselt võiks öelda, et 99% hirmust on alati kujutluslik. Aga probleem on selles, et ta vallandab meis neurofüsioloogilise reaktsiooni, ehk siis meie keha hakkab valmistuma kas põgenemiseks või võitluseks koostöös ajuga. Ja nüüd see sama tunne hakkab tegelikult tänu sellele pingeseisundile just nimelt halvama nii-öelda selget mõtlemist. Ja sellepärast esimene asi alati on rahuneda, teiseks on kindlasti vaja võtta aega ja kolmandaks seadke kahtluse alla, et mis siis ikkagi täpselt on. Te võite isegi küsida näiteks selle käest, kes teid hirmutab, aga mis siis täpsemalt juhtuma hakkab. Sest uskuge, neil tegelikult puudub kindel stsenaarium, mis siis hakkab juhtuma. Heaks näiteks on näiteks kaebekirjad. Kui te vaatate, kui palju üks ja seesama mass nii-öeldes kirjutab kaebekirju igale poole, kaasa arvatud negatiivsed kommentaare näiteks kõikidele netiväljaannetele, siis te näete mida, et see on seesama seltskond. Ja kui te hakkate näiteks süvenema, ütleme nende kaebekirjadesse, siis te näete, et seal on vihjed, aga nendel vihjetel puudub sisu. Ehk siis ta kasutab samu vihjeid väga sageli täpselt samades kaebekirjades, vihjates mingile paragrahvile, eeldates seda, et keegi hakkagi vaatama, aga mis see paragrahvi taga tegelikult on. Ehk siis ärge laske ennast hirmutada. Hirm ei ole parim sõber, aga ta on väga kasulik, sest et ta teavitab meid, et potentsiaalne oht on olemas. Küll aga vaadake seda hirmu käsitluse videot, ma tõesti soovitan. Ja te saate aru sellest, et reaalses ohusituatsioonis te hakkate tegutsema. Te ei jää sinna tardunult passima ega ootama, et äkki nüüd siis ta teeb midagi. Ei. Ja rahunedes ja selgelt mõeldes teete paremaid